Selle episoodiga alustame sündmuste kronoloogilist järgimist Jeesuse teekonnal Golgatale ja sealt edasi ülestõusmisele. Sellega aga alustame palju kaugemalt kui Jeruusalemmast. Vaatame tema viimaseid peatuseid, imesid ja sündmuste kulminatsiooni maailma kõige olulisemas ööpäevas. Kuid kus alustada Jeesuse kannatusteekonna vaatlemisega? Arvan, et seda peaks alustama kaugemast Iisraeli põhjapoolsemast tipust, Kaisarea Philippi linnast, kus ta tuli oma jüngritega ja küsis nende käest ühe olulise küsimuse. Kuid tuletame siinkohal meelde seda päästikut, mis käivitas Jeesuse maapealse elu finaali. Jeesuse maapealse elu plaanis ei olnud teatud kogust imesid, mida ta pidi korda saatma. Ta ei pidanud elama maa pealt teatud arv päevi või aastaid, enne kui ta oli valmis astuma oma lõpusirgele. Kuid tema lõpusirge sai alguse hoopis siis, kui ta nägi, et üks tema jüngreist, Peetrus, oli saanud ilmutuse Jeesuse tegelikust olemusest. Miks oli see siis nii oluline? Jeesus valis 12 jüngrit, kes olid talle kõige lähemal, kes pidid jätkama tema alustatud tööd. Kuni Peetruse antud tunnistuseni Jeesusest olid tema õpilased küll vaimustuses oma rabi üleloomulikust teenistusest, kuid sellest ei piisanud Jeesusele. Ta vajas, et nad omaksid püha vaimu ilmutust tema tegelikust olemusest. Jeesus mõistis, et ilma selleta ei oleks võimalik tema töö jätkamine. Tema kõige olulisem ootus oli, et tema teenistus jätkuks pärast teda. Nüüd oli ta valmis. Siit Paniase tolleaegse Kaisarea Philippi kaljude juurest algas tema pikk teekond Jeruusalemma, kus kõik pidi täide minema. Siit alustamegi sündmuste järgimist, mis lükkasid lumepalli veerema. Järgnevalt oleme tulnud ühte kohta Jordani jõe ääres, kus Jeesusele tuuakse tema sõbra Laatsaruse surmast sõnum. See koht on piibli järgi Betania sealpool Jordanit, kus ka ristiti Jeesus, ja see originaalne tänapäeva nimetus on Bet-Habara. See on koht, kus Jeesus väga sageli läks peitu, kui teda hakati taga ajama ja kui ta lihtsalt tahtis ka tõmmata kõrvale oma kõigest sellest teenistuse sagimisest. Siis nad otsisid taas võimalust teda vahistada, ent tema pääses nende käest. Ja Jeesus läks tagasi sinnapoole Jordanit, paika, kus Johannes kunagi oli ristinud ning jäi sinna. Ja paljud tulid tema juurde ning ütlesid, Johannes ei teinud küll ühtki tunnustähte, aga mis Johannes sellest mehest on öelnud, on tõsi. Ja seal hakkasid paljud temasse uskuma. Jeesus oli saanud selleks ajaks juba palju tapmisähvardusi. Nii et ta vajas kohta, kus olla kõrval oma vaenlaste ohust. Ja seekord varjas ta end selles kohas, kus ta oli ka ise saanud ristitud. Jeesus ei kartunud oma elu pärast, vaid toimis lihtsalt targalt. Kui kusagil on reaalne oht sinu elule, siis lihtsalt lahku sealt. Nii toimis ka Jeesus. Loeme, et Bet-Habaras, seal tänases Jordaanias, uskus temasse palju inimesi. Kohtasime oma Jordaania piiblimatkade ajal seal kristlasi, kes võib-olla ongi samade usklike järglased tänu sellele, et Jeesus sinna tol korral läks. See, kuidas Jeesus järgnevalt toimis, on meile esmase arusaamise kohaselt kindlasti veidi kummastav. Aga Jeesus armastas Martat ja ta õde ja Laatsarust. Kui ta nüüd kuulis, et Laatsarus on haige, jäi ta veel 2 päevaks sinna, kus ta oli. Mida olulisemalt võiks tal küll olla teha, kui tema nii armastatud sõber on oma hinge vaakumas? Miks viibis ta veel siin selles piirkonnas 2 päeva? Järgime edasi piibli sündmusi nüüd kronoloogilises järjekorras.
Jeeriku linn oli Bethabarast mõne tunni jalutuse kaugusel. Järgnevalt leiamegi siit Jeesuse oma teel Laatsaruse juurde. Kuid veel enne, kui ta oma teekonda jätkas, oli tal tarvis kohtuda 2 olulise isikuga. Me oleme tulnud kohta, kus meie selja taga paistab Jeeriko uus linn. Kahjuks sõjaolukorra tõttu me ei pääse seda episoodi filmima linnas, mis oleks kindlasti parem ja kujukam, aga me teeme seda siit vaatega sellele linnale, rääkides sellest, kuidas Jeesus oli Jeerikos ja mida ta siin tegi. Ja nad tulid Jeerikosse ja kui Jeesus ja ta jüngrid koos üsna suure rahvahulgaga Jeerikust välja läksid, istus tee ääres pime kerjus Bartimeus, Timeuse poeg. Ja kui see kuulis, et Jeesus naatsaretlane on seal, hakkas ta karjuma. Jeesus, Taaveti poeg, halasta minu peale. Ja paljud sõitasid teda, et ta vaikiks. Tema aga karjus veelgi enam. Taaveti poeg, halasta mu peale. Ja Jeesus ütles seisatades, kutsuge ta siia. Ja nad kutsusid pimedat. Ole julge, tõuse üles, tema kutsub sind. Pime viskas kuue seljast, hüppas püsti ja tuli Jeesuse juurde. Ja Jeesus päris temalt, mida sa tahad, et ma sulle teeksin? Aga pime ütles talle, Rabuni, et ma jälle näeksin. Ja Jeesus ütles talle, mine, sinu usk on su päästnud. Ja kohe nägi ta jälle ning läks Jeesusega teele kaasa. Nagu mainisime selle episoodi alguses, ei otsinud Jeesus inimestelt tunnistust. Ta ei soovinud luua endast sellise suure imetegija või profeti imidžit. Ta ootas inimestelt tegelikult vaid usku, et tema on see Messias, see võitu, keda kogu Iisrael ootas. Enamus küll ootas poliitilist messiat, kuid Jeesus oli hoopis olulisem kui võitluslik poliitfiguur. Selle Timeuse poja Bartimeuse hüüdest leiame mõned olulised võtmesõnad. Suurest rahvahulgast kostus kindlasti palju erinevaid hüüdeid Jeesuse suunal, mis ei pannud Jeesust neile reageerima. Aga miks ta reageeris Bartimeuse hüüdele? Ta kutsus Jeesust Taaveti pojaks, mis oli üldtuntud messia tiitel. See oli esimest korda Uues Testamendis, kui keegi Jeesust nii kutsus. Bartimeus ei uskunud vaid, et Jeesus oli imetegija, vaid ka, et ta on messias. Teiseks uskus Bartimeus, et Jeesus võib teda nägijaks teha. Oodatud messia tunnus pidi olema, et ta teeb pimedat nägijaks. Nii usuti. Nii uskus ka Bartimeus ja nii talle ka sündis. Järgnev isik, aga keda Jeesus kohtas, oli hoopis teistsugune. Ja kui Jeesus jõudis Jeerikosse, läks ta sealt läbi ja vaata, seal oli mees Sakkeus nimi, see oli tölnerite ülem ja ta oli rikas. Sakkeus püüdis näha saada, milline neist on Jeesus, aga see ei õnnustunud rahvahulga pärast, sest ta oli lühikest kasvu ja siis ta jooksis ettepoole, ronis moorpuu otsa, et teda näha, sest Jeesus pidi sealt kaudu minema. Sakkeus oli väga vastuoluline isik. Inimeste seas oli ta ülimalt vihatud Rooma tolliameti ülemusena. Ta pidi koguma makse võõrale võimule, röövides sellega tegelikult ju omasid. Maksude kogumise määr, mille Rooma tolliametile andis, tuli koguda igal juhul, kuid tolliametnikud kasutasid oma positsiooni ja ei piirdunud vaid sellega. Nad tahtsid ka oma taskuid täita ja see oli rahva keskel üldtuntud teadmine. Kuid oma südames oli Sakkeus teistsugune mees. Ta igatses Jumala järele nii metsikult, et oli valmis ükskõik milleks, et heita kas või hetkelinegi pilk mööduvale Jeesusele. Nii ronib see korrumpeerunud maksuameti direktor puu otsa. See oli tema jaoks, tema positsiooniga mehele suur alandus.
siit loost lendab õhku küsimus ka meie jaoks. Mida meie oleme valmis tegema, et kas või korraks heita pilk meie päästjale? Kuulda tema sõnu, kohtuda temaga. Mida oleme meie valmis loovutama, et vaid hetkeski näha Jeesust? Väga suur oli aga selle Tölneri üllatus, kui Jeesus peatub selle puu all, ta tõstab oma pilgu üles sellele mehele, kes on poisikese kombel sinna puu otsa üles roninud ja nimetab Sakkeust nimepidi hüüdes. Sakkeus, tule kiiresti maha, sest täna pean ma jääma sinu kotta. Ja Sakkeus tuli kiiresti maha ja võttis Jeesuse rõõmuga vastu. Ja seda nähes nurisesid kõik. Tema on patuse mehe juurde söömaajale läinud. Sakkeus ütles aga issand ette astudes, vaata issand, poole oma varandusest annan ma vaestele. Ja kui ma olen kellelgi midagi välja pressinud, siis ma annan 4-kordselt tagasi. Aga Jeesus ütles talle, täna on sellele kojale tulnud pääste, sest ka tema on Abrahami poeg, sest inimese poeg on tulnud otsima ja päästma kadunud. Kui erinev oli Sakkeus pealt poolt ja seest poolt. Väljast nägid inimesed teda röövlina ja korrumpeerinud rahvavaenlasena. Kuid Jeesus muutis kõik. Kohtumine Jeesusega tõi temast esile tema tõelise sisu. Esimene annetus oli pool oma varandusest vaestele. Meenub siinkohal teine rikas noormees, kes ei suutnud oma vara vaestele anda. Kuid Sakkeus andis poole oma varast ilma mingisuguse kõhklemiseta. Teinegi pool tema lubadusest oli finantsliku arvestuse kohaselt katastroofannetus. Ta oli kõik oma vara kokku kuhjanud ebaausalt. Tõenäoliselt oli Jeeriko kodanikel tema vastu palju rahalisi nõudeid. Et seda kompenseerida 4-kordselt, mis oli käsuseaduse kohaselt varastamise protsent, siis võib igaüks ise kokku arvestada, et tänasest rikkast Sakkeusest sai homme täiesti rahast lage mees. Jah, Sakkeus teadis seda väga hästi. Ta oli nüüd küll puupaljas ja rahast lage, kuid kogu tema perekonnale oli tulnud pääste. Suhtumine meie varandusse näitab meile meie südant. Siit me leiame üles põhjuse, miks viibis Jeesus veel 2 päeva seal enne, kui ta siirdus Laatsarust äratama. Tal oli vaja kohtuda Bartimeusega, kuid Sakkeuse koju jäi ta lausa ööseks. Tal oli tarvis temaga olla osaduses, veeta personaalset aega ja jagada temaga Jumala saladusi. Hommikul aga siirdus Jeesus oma saatjaskonnaga edasi Betaaniasse, kus oli üks temale väga armas perekond sügavas leinas. Pärast seda ta ütles jüngritele, läki jälle Juudamaale. Jüngrid ütlesid talle, rabi, alles nüüd sa otsisid juudid võimalust sind kividega surnuks visata ja sina lähed jälle sinna. Jeesus vastas, eks päeval ole 12 tundi. Kui keegi kõnnib päeval, siis ta ei komista, sest ta näeb selle maailma valgust. Aga kui keegi kõnnib öösel, siis ta komistab, sest temas ei ole valgust. Nii ta rääkis ja jätkas siis. Meie sõber Laatsarus magab, kuid ma lähen teda unest äratama. Siis ütlesid jüngrid talle, issand, kui ta magab, siis ta saab terveks. Ent Jeesus oli kõnelenud ta surmast. Nemad aga arvasid, et ta kõneleb unne suikumisest. Nüüd siis ütleb Jeesus neile täie selgusega. Laatsarus on surnud ja ma rõõmustan teie pärast, et mind ei olnud seal, et te võiksite uskuda, kuid läki tema juurde. Siis ütles Toomas, keda nimetatakse kaksikuks, kaasjüngritele, lähme meiegi, et temaga koos surra.
kodu, mille uksed olid alati Jeesusele avatud, asus Betaanias Õlimäe teisel pool. Selle koha nimi on Al-Azaria, mis tuleneb kreekakeelsest algsest nimetusest Lazarium. Sarnasus on selgesti äratuntav. Loeme, et Jeesus oli Marta, Maarja, Laatsaruse kodus ennegi olnud külaliseks. Nende kodus ei mainita muid kui vaid õdesid ja nende venda Laatsarust. Luukas kirjeldab seda, kuidas kord Jeesus jutlustas nende kodus ja Marta tegi köögis seltskonnale toitu. Kuid Maarja oli istumas suu lahti Jeesuse ees ja lausa neelamas igat sõna, mis Jeesuse suust lähtusid. Nad armastasid Jeesust igaüks omal viisil, teenimisega, kuulamisega, vastuvõtmisega. Kuid piibli uurijad on ka arvamusel, et nad olid Jeesuse teenistuse suurtoetajad. Kuid hädad käivad ikka inimesi ja suhteid mööda. Kui Jeesus lõpuks Betaanias jõudis, oli Laatsarus surnud juba 4 päeva ja hauas. Tundus, nagu Jeesus oleks lootusetult hiljaks jäänud ja Marta, kes Jeesusele tuli tee peale vastu, väljendas seda ka vastavalt. Kui nüüd Marta kuulis, et Jeesus tuleb, läks ta kohe talle vastu, aga Maarja jäi koju. Siis ütles Marta Jeesusele, issand, kui sina oleksid olnud siin, siis mu vend ei oleks surnud. Aga ma tean nüüdki, et Jumal annab sulle, mida sa iganes Jumalalt palud. Jeesus ütles talle, sinu vend tõuseb üles. Marta ütleb, ma tean, et ta tõuseb üles tõusmises viimsel päeval. Jeesus ütles talle, mina olen ülestõusmine ja elu. Kes minusse usub, see elab. Ükski, kes elab ja usub minusse, ei sure alatiseks. Kas sa usud seda? Marta ütles talle, jah, issand, ma usun, et sina oled Messias, Jumala poeg, kes peab maailma tulema. Johannes kirjeldas seda lugu väga üksikasjalikult. Kirjas on kõik sündmuste järjekord, kirjeldus ja seotud isikute tsitaadid lausa detailides. Milline imeline kingitus on meile Johannese evangeelium. Jõudes nende majja, oli sinna tulnud palju leinajaid. Tolle ja leinakomme oli, et 7 päeva jooksul külastati leinajate kodu, avaldades kaastunnet koos nuttes. Siit tuleneb Rooma kirja ütelus, et nutke koos nutjatega. Jeesus kohtab nende koju tulnud juute, kes suhtusid erinevalt Jeesuse hilisesse saabumisse, kuid üldine iseloom oli etteheitlik. Kui sa oleksid varem tulnud, siis ei oleks midagi sellist juhtunud. Alati peab leidma süüdlase. Selleks korraks oli siis Jeesus, mitte arstid, kes ei suutnud teda ravida või haigus, mis oli teda tabanud. Jumalat on alati lihtne süüdistada, sest tema ei vasta kunagi samaga. Ta isegi ei hakka ennast õigustama või kaitsma. Samas toonis oli ka Jeesuse vestlus Maarjaga, kes väljendab talle oma nägemust olukorrast. Kui sa oleksid siin olnud, ei oleks mu vend surnud. Lein ja kurbus olid teinud oma töö. Kõik nutavad, Maarja, juudid, kes olid tulnud neid lohutama. Jeesus otsib, kuid ei leia kelleltki ainsatki usumärki. Ta ärritub oma vaimus uskmatusele. On kurbus, on pisarad, kuid mitte usku temasse kui Messiasse, kes äratab ka surnud ülesse. Nüüd küsis Jeesus nende käest, kuhu te olete ta pannud? Selle maa matmise kombed ja tingimus on sellised, et surnukeha peab saama maetud samal päeval, et ei tekiks infektsiooni surnukeha lagunemise protsessi tõttu, mis siinses kliimas algab kohe kiirelt peale.
Lazaruse haud oli väljaspool asulat, nagu tolle aja kombed nõudsid, nii palverändur Bordeaux ja kirikuisa Eusebius kinnitavad haua olemasolu 3. ja 4. sajandil. Täna on see Vilka araablaste linna peatänava ääres, millelt leiame ka teeviida Lazaruse hauale. Palju on selle ümber muutunud, kuid haud on tõepoolest seesama, kus lebas 4 päeva Lazaruse elutu ja kõdunev keha. Selle ees oli kivi, mille tagant viisid trepiastmed alla hauakambrisse, kus ilmselt oligi maetud Lazarus. Kuid see haud on väga eriline seetõttu, et seda on kasutatud ka mingil ajaperioodil veesisternina, veemahutina. Ühe krohvikihi alt ilmusid välja palverändurite uuristatud tekstid, kes seda krotti siin külastasid. Tähendusrikkam neist on järgmiste sõnadega. Issand Jumal, kes sa äratasid Lazaruse surnuist, mäleta oma teenrit Asklepiost ja teenijannat Shinonioni. Need 2 olid ilmselt väga erilised inimesed, kes oma nimed siia krohvi alla jäädvustasid. Jeesus ütleb, tõstke kivi ära. Siis ütleb surnuõde Marta temale, issand, ta lehkab juba, sest on juba 4. päev. Jeesus ütleb temale, eks ma öelnud sulle, kui sa usuksid, saaksid sa näha Jumala au. Marta mõtles alati praktilistele asjadele. Kord muretses ta selle üle, et toit oleks laual askeldades köögis pottide ja pannidega. Nüüd mõtles ta aga, et mis saab, kui me kivi ära veeretame ja kõduneva surnukeha lõhn täidab kogu ümbruse. Me vajame praktikuid, aga veelgi enam vajame me neid, kes Jumalat usuvad ja usaldavad. Järgmisena on meile õnnistatud apostel Johannese poolt toodud välja õpiku näide palvest, kuidas äratada surnuid. Kas sa tahaksid teada neid suuri ja võimsaid sõnu, mis surnuid ka hauast välja toovad? Aga Jeesus tõstis oma silmad üles ja ütles, ma tänan sind, isa, et sa mind oled kuulnud. Mina ju teadsin, et sa mind ikka kuuled, kuid rahva pärast, kes siin ümber on, ma räägin, et nad usuksid, et sina mind oled läkitanud. Ja kuidas seda oli öelnud, hüüdis ta suure häälega. Lazarus, tule välja! Ja surnu tuli välja, jalust ja käsist mähkmetega mähitud ja nägu higirätikusse mässitud. Jeesus ütleb neile, pääske ta lahti ja laske ta minna. Kas Jeesuse palve oli võimas ja koosnes väga eriliselt valitud salajastest palvesõnadest? Ei, see oli kõige lihtsam ja tavalisem palve, mida iga lapski oskaks palvetada. Vahel oleme arvamusel, et selleks, et palvetada suurte asjade eest, on vaja erilisi sõnu ja oskust. Kas sa suudaks palvetada nii, nagu Jeesus seda tegi siin? Kas sa suudaks hüüda oma olukordadele, muutu, haigus parane, finantsid tulge sisse? Kui sa suudad, siis oskad sinagi võimsalt palvetada. Jeesus äratas ka muid surnud oma teenistuse ajal, kuid Lazaruse äratamise lugu on neist kõige erilisem, kuna me teame loo nüansse tagamaid kuni detailideni. Kuid kui me arvame, et see tegi Jeesusest superstaari, siis me eksime rängalt. Otse vastupidi, see käivitas kahesugused protsessid. Nüüd hakkasid Jeesusesse uskuma paljud juudid, kes olid tulnud Maaria juurde ja näinud, mis ta oli teinud. Aga mõned neist läksid variseride juurde ja teadsid neile, mis Jeesus oli teinud. Seepeale kutsusid ülempreestrid ja variserid kokku suurkohtu koosoleku ja ütlesid, mis me teeme? See inimene teeb palju tunnustähti. Kui me jätame ta rahule, hakkavad kõik temasse uskuma.
ning siis tulevad roomlased ja võtavad ära nii meie pühapaiga kui ka rahva. Aga üks neist, Kaifas, kes oli tolle aasta ülempreester, ütles neile: teie ei tea mitte midagi ega mõtle, et teile on parem, et üks inimene sureb rahva eest, kui et kogu rahvas hukkub. Aga seda ta ei öelnud iseenesest, vaid tolle aasta ülempreesterina kuulutas prohvetlikult, et Jeesusel tuleb surra rahva eest. Loomulikult uskusid selle ime tõttu paljud inimesed. Johannes ütleb, et juudid uskusid temasse. Siin on peetud silmas religioosseid, toorat järgivaid vagasid juute. Usk tuleb imede nägemisest, kuid see polnud ainus protsess, mida see ime käivitas. Loeme, et religioosse eliidi kadedus aina kasvas ja kasvas, kuni see jõudis kliimaksini. Jeesus pidi surema, see oli nende otsus. Kui enne ei olnud nad selles veel päris kindlad, siis nüüd oli see nende üksmeelne otsus. Nii on ka tänases maailmas. Kui sul läheb hästi ja Jumal kasutab sind, siis ei plaksuta kõik käsi selle peale. Osad loobivad sulle kaikad kodaratesse ja otsivad, kuidas sind hävitada. Nagu keegi on öelnud, uue ärkamise suurim vaenlane on eelmine ärkamine. Siit edasi hakkame nägema sündmuste arengut, mis viib Jeesuse elu lõpuks selle eesmärgini, milleks ta oli sündinud. Betaaniast Lazaruse tühja haua juurest algas kõikide aegade suurima ajaloo lõppvaatus, mis kulmineerus ühe teise tühja hauaga, kus oli Jeesuse elutu ihu. Huvitaval kombel otse kui eeltähenduslikult peaaegu sama arv päevi. Sinna olemegi suundumas oma järgmiste episoodidega.